Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett 69 teadustoimetaja ja näitan teile, kuidas teha triibulist lahust. Selle lahuse tegemiseks on meil kasutada 2 puidust toodetud suhkrulahust. Meil on glükoos ning ksüloos. Viimane on siis tuntud rahvakeeliga kui kasesuhkur. Ning loomulikult ka vesi selleks, et lahjendada neid etteantud suhkrulahuseid. Meil tuleb see triibuline lahus luua siia kõrge katseklaasi sisse. Ja esimene samm olekski luua hea süsteem, kuidas teha selle lahuse üksikuid komponente, sest selleks, et saada lahus triibuliseks, peavad need lahusosad üksteisest eristuma. Üks väga hea viis, kuidas need lahusosad üksteisest eristuma saada, oleks kasutada erineva tihedusega lahuseid. Ehk siis me lahjendame seda kanget suhkrulahust nii, et tihedamad kihid ehk siis kontsentreeritumad kihid jääksid allapoole ning lahjemad kihid, lõpetades puhta veega, oleksid üleval pool. Selliste lahuste tegemine algab heast süsteemist. Võtame endale eesmärgiks teha 5 triibust koosneva lahuse. Otsustame kohe ära, et see klaas saagu sisaldama kõige tihedamat lahust ning see klaas kõige vähem tihedat lahust. Laual on kasutada glükoos, mida on lisatud veele 700 grammi liitri kohta ning ksüloos 350 grammi liitri kohta. Me teame, et ükskõik millist tahket ainet ja nii glükoos kui ksüloos on muidu tahked ained, veele lisades kasvab selle vedeliku tihedus. Ehk siis olukorras, kus on veele lisatud rohkem suhkrut, on see vesi ka tihedam. Need mõlemad lahused on väga kontsentreeritud ja ksüloosi lahus on sellepärast lahjem, et ksüloos lihtsalt lahustub palju vähem vees. Aga selleks, et teha suure tiheduse erinevusega lahuseid, on mõistlik kasutada just nimelt seda glükoosi lahust. Sellepärast, et suure tihedusega lahuse lahjendamisel saame me teha rohkem eristuvaid astmeid. Enne kui kemikaalidega tegelema hakkan, panen otse loomulikult ette prillid ning kätte kindad. Vedelike lihtsamaks liigutamiseks ehitan ühe katseseadme. Kinnitan kõrre süstla külge. Seda teen teibi abil. Niimoodi olen valmis saanud süstla, millel on väga pikk nõel. Nüüd on aeg hakata kemikaaliga opereerima. Võtan kasutusele glükoosi, sellepärast et see on suurema tihedusega ning kuna meil on vaja saada erineva tihedusega lahuseid, siis suurema tiheduse abil on meil võimalik saavutada rohkem erinevaid lahuseid. Seega, võtan süstlasse seda glükoosi lahust. Ning esimesse klaasi lisan seda terve klaasitäie jagu. Täidan uuesti süstla ning kui esimesse sai puhas glükoosi lahus ning viimasesse tahame jätta võimalikult väikese tihedusega lahuse, ehk siis täidame selle veega, siis keskmisesse klaasi peaks järelikult minema poole klaasitäie jagu glükoosi, ehk siis antud klaasi puhul 50 milliliitrit. Täpselt sama loogika järgi paneme teise topsi 3/4 anuma jagu ehk siis umbes 75 milliliitrit glükoosi lahust. Ning 4. keeduklaasi paneme veerandi klaasi jagu ehk siis umbes 25 milliliitrit glükoosi lahust. Hetkel on nendes 4 klaasis vaid seesama glükoosi vesilahus, mis on kontsentratsiooniga 700 grammi glükoosi 1 liitri vee kohta. Kuid selleks, et nende kontsentratsioonid oleks nüüd erinevad, täidan need klaasid kõik 100 milliliitri märgini puhta veega. Sedasi tegutsedes oleme me nüüd saanud 5 erinevat lahust. Kõik sisaldavad glükoosi, kuid üks neist on kontsentreerituim, see on siis 700 grammi glükoosi liitri kohta ning kõige lahjem neist on 0 grammi glükoosi liitri kohta. Ülejäänud on vahepealsed kasvavas järjestuses. Et need eristuks, tuleb siia lisada veel veidi toiduvärvi, kuid on oluline meeles pidada, et nende klaaside järjestust ei tohi nüüd muuta, sellepärast ma neid ka siin laual ei liiguta ning me peame need klaasid värvima eri värvidesse, muidu nad ju eristuks üksteisest. Võtan siit rohelist toiduvärvi ning panen seda väga väikese koguse
kõige lahjema klaasi sisse, keskmise klaasi sisse ning kõige kangema glükoosilahusega klaasi sisse. Seejärel võtan teise värvi, see tundub olevat oranž, ning lisan seda teise ning neljanda klaasi sisse. Ja nüüd tuleb need lahused veel ära segada selleks, et need oleks ühtlased. Triibulise lahuse lähtelahused on nüüd valmis. Järgnevalt tuleb need siia anumasse valada. Kuid ka sellel on kindel seaduspära. Neid tuleb kas valada kõigepealt kõige tihedam lahus, seejärel selle peale veidi vähem tihe lahus, veel vähem tihe lahus, veel vähem tihe lahus, kuid seda tuleb väga-väga ettevaatlikult teha, soovitavalt isegi süstlaabil. Aga mul on üks veel parem nipp. Nimelt, alustan sellest, et loputan ära süstla ning tõmban see süstlasse kõigepealt kõige vähem tiheda lahuse, ehk siis puhta vee. Ja lasen selle klaasi põhja. See, mis üle jäi, mingu klaasi tagasi, äkki läheb seda veel vaja. Nüüd loputan süstla selleks, et värvid ning ka suhkrulahused omavahel liialt ei seguneks. Ning võtan süstlasse järgmise lahuse. See on nüüd kontsentratsioonilt teine lahus, kus oli algset suhkrulahust umbes 25 milliliitrit 100 milliliitri isanuma kohta. Ja sukeldan süstla siia anuma põhja ja vajutan nüüd väga ettevaatlikult süstlale. Niimoodi tehes süstin ma tihedama kihi selle vähem tiheda kihi alla. Ja kui seda ettevaatlikult teha, siis kihid omavahel ei segune. Kui kiht on lisatud, tõstan süstla väga ettevaatlikult veest välja, et vältida kihtide segunemist ning panen ülejäägi taas tagasi algsesse anumasse. Toimin samamoodi ka ülejäänud kihtidega. Ja ka viimane kiht on lisatud, võtan süstla väga ettevaatlikult välja ning nüüd võimegi siin näha 5-kihilist lahust. Ei saa salata, see teine kiht on küll veidi sassi läinud, kuid ta on siiski veel eristatav. Meil on põhjas kõige tihedam roheline kiht, seejärel veidi vähem tihe oranž kiht, mis järel tuleb keskmise tihedusega roheline kiht, siis kontsentratsiooni poolest teine kiht, mis sai värvitud oranžiks ning kõige peal roheline kiht, mis on siis puhas vesi, ehk siis 0 grammi liitri kohta. Ja täpselt nii lihtne ongi ise triibulist lahust teha. Thank you.